seis seina peal, ütle mulle, kas tead, kas mind keegi veel ootab. Me oleme sõna otseses mõttes Anne Veskiga tema riidekapis ja kui nüüd seda ajalugu siis vaadata, siis see rullub, no ei saa kahjuks öelda, et kilomeetri laiuses meie ees lahti, aga silmaga vaadates üks 10 või 15 meetrit, 15 meetrit on. Mis lõbust loom, kõik paljult naeravad, mind ei rõõmustada, naljad ilmetud. Kui ma võtan sind, rebin täiesti juhusliku sinu esinemiskostüümi siit riidepult välja ja sina ütled, mis see on, kas sa saaksid hakkama selle võistluse? No sa peaksid siia poole sest tulema. Ma kardan, et sa võtad, see ei ole ju esinemiskostüüm, sa võtad kõik, see on mu esimene kostüüm, mille ma Tailandis lasin teha, issanda jumal, nagu iga Eesti inimene on käinud Tailandis. Vaata, millel rohkem sitse satse, võta seda ikka. No nii, tuleme siit poolt. No, sellel on küll raske on, et rohkem oleks sitse satse. See on tegelikult mu esimese juubeli kleidi aluskleit. Sats on küll väga palju. Kleidike näed, ise on siin. Tead sa kõike kleite ja kostüümi, mis sul siin on, et kus nad pärit on ja kus sa kandunud oled? Kui sa võtad esinemiskostüümi, siis ma võin sulle kohe öelda. Esinemist tahtis sulle kohe näpu vahele ronida, see oli Tulede meres Linnaallis, oli meil kontsert ja see oli mu esimene suurem soolokontsert. No jah, Linnaallis suuremat ei ole meil ju Tallinnas ja selleks said spetsiaalselt kostüümid tehtud ja... Mis aastal see oli? Mis aastal see oli? No 10, 15, 20, 30 aastat. Et see juba 20 aastat tagasi või? No ma see on väga moodne, sest loomamuster on väga moes, sebramustriga selle võiks praegu selga panna. No saad aru, kunstnikud näevad ju aega ette ja teavad, et seda võib näiteks, mood tuleb ju tagasi ja palju asju võid pärast uuest selga panna, kui figuur võimaldab. No kui kaval naine sa muidu oled selles mõttes, et kui sa mingisugust kleiti lased endale õmmelda teha või ostad, sa mõtled selle peale, et kui mitu korda me seda niimoodi kanda saan, et publik aru ei saaks? Tegelikult isegi mu oma pulmakleitega, kui ma abiellusin, siis mul oli selline lilleline kleit, aga väga selline stiilne. Ma mäletan, ma leidsin selle kuskilt Saksa Burda ajakirjast ja ütlesin, vaat sellist kleiti ma tahan ja juba ma mõtlesin siis, et see kleit ei ole ju selleks, et ma ükskord käin ära ja pärast see jääb kappi vedelema. Ja selle mõttega, et seda saab pärast kasutada ja kes tahab teada Veski pulmakleiti, vaatab Roosia ja kuninganna videod, mis on tehtud Saaremaal kadakate vahel või siis, kui ma seal purjekaga sõidan. Ühesõnaga, see on tegelikult mu pulmakleit. Ja siis läks aeg edasi, eks ta vist töö käigus natukene, ma vitaminiga seal ju käisime palju esinemas. Ma ausalt öeldes ei mäleta, kas oli sunniviisil, aga lõpuks sai see värvitud mustaks. Ja seda võib vaadata siis veel, seda mida siis on Pirita jõekäärus, kui ma seal Kondliga uhkelt sõidan. See on see sama kleit, aga nüüd on juba musta värvi. See aeg on möödunud, vaid rusud veel, meil katkenud on suvetee, kui murtud linnud. Ja nüüd alles ma avastasin selle, et sellel kleidil oli lisatud valge lisasats ja selle oli filmis, laulsin koos Kuldse trioga Apteegilaulu. Kui keegi on näinud Veskit Sopotis, sellest on kadane juba palju aastat tagasi, 84. See oli, ma laulsin polka ja tolkat, aga tehti stiliseeritud, nagu Eesti, olgu siis Poola või Eesti, väike sukene taluneiukene ja selle muuses õmbles Merle Talvik. Sa näeksid, see on unikaalse lõikega, ma ei tea, kas nüüd tänapäeval see tuleb uuesti jälle moodi, et see alt olid nad kitsad. Nagu näeksid nagu Türgi püksi moodi, aga see oli sama, ma käisin sellega ka Sopoti laulukonkursil ja see oli nagu mul siis selline ülimoodne kostüüm, aga sellised puusad on, ma ütleksin jällegi moes, nii et vabalt võib selle selga panna, nii et tuleb ära oodata uus aeg, millal mood läheb uuesti selle spiraaliga sinna samaste kohta tagasi. Kui täna vastu vanast õhtu tuleb ja sa kuskil laulad, siis võib sind võib-olla selles kostüümis näha. No, jah, seda ma ei tea. Seda sama seelikut ma olen lehvitanud minu arust paljudes telesaadetes, mis minust on tehtud ja see seelik annab see, mis ta on tegelikult unikaalne seelik, kui sa tõstad isegi üles üle pea, mitte kunagi nagu kuskilt midagi paistma ei jää. Ja sellega, kui sa oled üksinda laval, siis sa saad hästi palju keerutada, sa täidad kogu lava ära ja siis on show käib täie hooga. Läksid aastad mööda, tuli seelik jälle meelde ja siis said siia pandud sellised
ehtsast naaritsast sellised. Ja soe ka talvel kanda. Muumukesed said siia peale pantud ja jälle uus kostüüm. Ja ma mäletan, see oli siis, kui järjekordset Eurovisiooni siin meil Eestis laulu valiti ja siis mina olin seal tõutäägiga, seal lehvitsin juba seda tutikestega seelikut. Mulle tähtis on vaid, et kui laval ma karut, kõlab ka su kiidutorm. Sest teie jaoks, teie pärast ma siin tulen ikka tagasi. Ja see on ostetud tegelikult absoluutselt. Me olime Orski linna Bõtavoi kombinat, kuhu me läksime juhuslikult ja see seelik seal seisma, ütlesin, et selle ma võtan siit ära. Keegi tädid olid nii sabinas, kus nüüd veski tuleb, võtab nende sellise seeliku ära. Ma ütlesin, see on super seelik. Näitan su unikaalselt, kui milline meistriteos see on. Sa näed, siin on terve papagoi, kui suurt vaeva on siia jälle sisse pantud. Kas sa pidid nagu ostma selle või moemaja tegi sulle kui artistile nagu öeldakse kingituseks või maksis su töökoht Filharmoonia vist kinni? Vanasti me tegime kõik riigitööd muuseas. Ja siis igal sügisel tehti meile uued esinemiskostüümid. Igal sügisel, kord aastas? Ja siis, kuna need kleidid olid Filharmoonia omad, siis pandi need lattu sinna tagasi seisma ja oli kogu lugu. Nii, et paljud... Küsiti su käest tagasi? Ja nendel alase inventari number umbes oli kuskil kirjas, et need tuleb kõik sinna tagasi tuua ja kahjuks mul osa kostüüme on sinna läinudki. Riigi rahast tehtud ja riigile nad tagasi läksid. Aga no need kõik on siin loomulikult minu omad, aga eks üks on odavam ja teine kallim, nii et ega ma ei ole nagu mingid müstilist nad nüüd ka ei ole, sest lavakostüümi iseenest ei ole mõtet ajada nii kohutavalt kalliks, sellepärast, et sa ei saa ju taga igavesti seal käia ja see on umbes nagu see presidendi vastuvõtukleit, et paned ükskord selga pärast ei tea, mis taga teha. Et mina isegi oma ühe korra, kui mina käisin presidendi vastuvõtul, siis selle kleidiga ma olen ikka ausalt tööd teinud kuni siiamaale. Ja ma tegin ka selle, tellisin selle Aaren Niidult selle mõttega, et ma saan temaga ka tööd teha. Ja kui ma esimest korda läksin Ameerikasse, ja siis oli vaja ju midagi endal sealt osta ja see kleit on selline muidu... See on Ameerikas ostetud, jah? See on valmis ostetud Ameerikast. Esimene minu lavakleit, mis on ostetud Ameerikast. Kui suur hirm artistil muidu on selles mõttes, et kui ta kuskil telesaates juba ükskord on kleidiga esinenud, et kas siis järgmine kord julgeb selga panna? No eks sellest ongi see tingitud, kord värvid üle, kord paned ühe tutikese siia, teise tutikese seod saaba üles. Mul oli hästi meelest meie film, kas ta oli Sügiskuld või, kus mul oli pruun pikk õhtukleit, aga kuna meil kostüüme lõpuks jäi väheks ja siis lõpuks, kui oli vaja laulda Pasadikruta ja Pavarot, siis sai kleit üles tiritud, tehtud tast niuke ebamäärane pool minikleiti. Aga see on lausa ajalooline, see on ka, kes teab moekunstnikke, siis on Moskvas on selline Valentin Judashkin, kes muuseas on ka väga palju teinud Alla Pugatšovale kostüüme. Siis meil oli esimene suur soolokontsert Moskvas Vassija saalis ja siis ta tegi mulle ka, tavaliselt ma alati telin kolm kostüümi ühe kontserdi jaoks, et ma armastan nagu kolmega välja tulla. Ja see on meil Eesti Televisioonis ka minu arust. Ma lootsin, et võib-olla järel tulevad põlved naissoost, aga tulid meessoost, nii et pole kellelegi edasi anda. Möödu, aeg nii kiirelt möödu, nagu tormitul tõukaks meid. Aga see on Jaana Hallase poolt tehtud kostüüm. See ma õudselt tahtsin, et mul oleks nahk. See on ehtne nahk muuseas. No näe hea välja. See on ehtne nahk, jah. See on nahkseelik ja korsett nagu üleval, et tema selle välja mõtles. Niuke päris messuline, jah? Jah, see on niuke. Selles mõttes, et sa tahad ju, et ma ei ole selline õhtukleidiga suur esineja, et mulle meeldib natuke uligaan ka laval olla, aga selliste kostüümidega sa saad seda teha. Aisa kell, kõrvus on sel teel, sa aisa kellast joobud ja mini õndsaks muutub meil. No on sul läbi aegade üks kõige suurem lemmikostüüm, millest sa suhtud sellise suure heldimusega, millest paremat midagi olla ei saa või mis sulle lihtsalt on kõige südamelähedasem? Paremat enam ei saa olla, kui oli mul kunagi roosa frakk. No see oli midagi super. Roosa frakiga tuli veski lavale, siis mul ei olnud vaja lauldagi. Sellepärast, et see oli midagi niisugust uudist ja mul oli seal nagu valged püksid ja selle ma töötasin tõesti ribadaks.
ja pärast, kui selgus, kui ma küsin, aga millest see siis tehtud, ta algul tundus nii ilus, nii särav, roosa. Selgus, et see oli tehtud naiste puuvillane korsetiriie oli see tavaline, aga lihtsalt, et ta oli nii kõva, siis ta värviti ära ja siis sellest vormiti nagu see minu imeilus frakk, aga seda pesta ega midagi saanud, siis ta oleks lihtsalt nagu selles mõttes vormist välja läinud, et see sai töötatud ribadeks. Üks tore kleit sai tehtud ka samamoodi, vot lahe atmosfäär, punane selline. See kleit on tegelikult tehtud Moskva Suure teatri kostüümi tsehis. Kahjuks see kleit, nagu öeldakse, et oli hästi väga taljas, et seda ei jõudnud ma väga kaua kanda. Väga palju pingutavad kleit jah, et pingutused läksid natuke väga raskeks, aga see kleit ootas ikkagi oma aja ära, sest Venemaal käib ringi selline näitus, kus on iga artist, kes on nagu tuntud, on andnud ühe oma mingisuguse kas lemmikkostüümi või kleidi, nii et talle tehti väike restaureerimistöö. Ja nüüd, kui keegi leiab, näeb sellist näitust, mingi vaatama, seal ta on. Lahe atmosfäär, siit välgub sees ja vastus ära vatlasfäär. Ei nurka keegi jää, ei taha keegi rõõmust ilma jääda selle. Ja selle loo lõpetuseks ei ole Anne Veski muusika austajatele paremat uudist kui see, et Anne Veski on välja andnud uue plaadi täiesti uute lugudega. Siin peal on, ma ütlen, 16 laulu pluss 2 ekstra laulu, kus ta laulab duetti Rolf Roosaluga ja Keter Jaaniga, aga selline uhke plaat tõepoolest on sellest nädalast saadaval, nii et kõik, kes soovivad, leiavad kindlasti poodidest oma ülesse.